siis, et selline nii-öelda tasakaal on veidi teistsugune kui mõnikord on olnud. Gregor Rõivassepp, kui tuleb pall karistusalasse seal, Marko Luka saab ilusti vahele praegu. Rasmus Talu võitleb ka seal, korralik võitlus käib, tuleb lööki ka. Karromet Nõmm saab praegu jala vahele. Nüüd tõmmatakse, tundub, et Orlov seal maha, aga reetis, et kurat ei tulnud välja see, mida me pidime tegema, et tegelikult David Andrese pall oli lausa ideaalne, ma ütlen. Oli. Aga nüüd Orlov teisel pool välja kutse, Mattias Männilaan lükkab palli väravasse. Ja seal oli praegu ikkagi väga suur kommunikatsiooniviga ja tundus, et isegi ma keerasin ju pilgu ära, tundus, et see olukord on täiesti selgelt lahendatud. Aga tundub, et meeskonda Kuressaarel jäi seal memod üksteisele saatmata ja kuidagi Karromet Nõmme reaktsioonist on näha ka. Ja Luka reaktsioonist ka, et 10. minutil juba 1-0 kaotusseisus ollakse. Nii, me rääkisime siis nüüd sellest suhtumise osa on ka siis see, kuidas sa suudad olukordades keskenduda ja mitte teha seda tüüpi vigu. Ja Nõmme vahel juhtus. No, vaatame kohe järgi, jah, seal Riko Piil hakkas klaarima, Orlov võttis ära ja siis lihtsalt Mattias Männilaan lihtsalt lükkab selle palli üle pea. No, Männilaan on meisterlik ründaja ja on ju näidanud ka tegelikult, et oskab neid olukordi lahendada ja nagu nägite, siis praegu väga üle väravavahi ja vaatame sama. Männilaan tõesti ilusti sinna, mitte päris ristnurga suunas, aga sinna küljevõrgu suunas tõesti. Ikka Piil üritas seda palli mängida ja no ilmselgelt siis, mille pärast ka Nõmm närvis oli, ju ta käskis jätta selle palli, et on hakanud tekkima siis esimesed ka meisterlikud mängijad. Aga nüüd Antero Kivi pääseb jooksu, tal on Rocco Vukušić seljas, kas lõpetab ära selle olukorra? Ei lõpeta, sest Henri Perk on seinana ees. Aga vaatame, olukord veel jätkub, sest Taavi Jürisoo käes on pall, lükkab ette sinna Rasmus Talu suunas. Ma ei tea, mis õige sõna on, täit potentsiaali. Võib nii öelda küll. Ja äkki siis see olukord on nüüd selline, et ta on järjest paremasse vormi saamas ja sellel põhjusel ka siis hästi aktiivne. Aga nüüd Taavi Jürisoo vasakult äärelt Romi Sihtal vastas. Vaatame, kas Jürisoo võtab ette. Tuleb pall värava ette, sealt tuleb, tundub, et Rasmus Saarele. Keskväljal nüüd David Andreas, ka Flora mees. Laenul siis FC Kuressaares. Aga Orlov võitis seal palli. Siht nüüd mängib Kasele. Kas Kask murrab läbi sealt? Ei, viimase mehena Rasmus Saar lükkab ära selle palli, aga Ivanovi käes on uuesti pall. Tuleb lööki ka ja 2-0. 2-0 on siin seisuks 47. minutil. Teise poolaja alguses Kalju teeb täpselt seda, mida nad arvatavasti teha tahtsidki. Asutakse seda kohtumist 2-0 juhtima ja no Nikita Ivanovilt meisterlik löök. Ei ole mitte midagi halba öelda selle kohta praegu. Ja meisterlikult viis ka ennast löögile. Ehk siis Pete ühele poole, Pete teisele poole otsis seda ruumi, kus saaks selle palli värava poole teele saata ja sinna ka läks ja esimene kallistus oli siis oma onule Nikita Andreevile, ehk siis Nikita Ivanovi vennapoeg. No, tõepoolest, jah. kuna juba täna seda mustri ehitamiseks läks, siis tuleb teda nagu lõpuni ehitada. Tõepoolest, jaa, aga Kalju on tõesti seda suurepäraselt alustanud. Vaatame järgi, konksu tegi Ivanov kaunilt, siis lükkas uuesti vasakule poole ja no Nõmm ainult silmadega saatis seda seal väravas, ei olnud tal mitte midagi teha ja Nikita Andreev ka väljaku kõrval on näha, on rahuloleva näoga, võib öelda. Ja tõesti, kuidas saaks mitte olla rahuloleva näoga, kui teist poolaega on alustatud suurepäraselt kohe väravaga. Aga David Andreas nüüd napsab palli keskväljale Kuressaarele ja Gregor Rõivassepp saab minna, aga äsja värava löönud Ivanov sekkub ka sinna olukorda ja aga panid tähele, mis juhtus praegu selles olukorras? Täpselt sama vaata, kui seal kaugemas servas esimesel poolel. Ilma jäänud kuidagi see, et üpris raskelt on tal need 1-1 olukorrad tulnud, aga tõesti kindlasti ja nüüd ettepoole Soono suunas. Soono pikendab Männilaanele ka. Tundub, et käega mäng oli seal karistusalas, aga Männilaan lööb ja Nõmm nüüd seal vahel. Ja penalti või? Mulle tundub, et penalti siit selles olukorras. No vaatame, Juri Frischer tuleb uuesti väljakule ja kohe saame targemaks. Ja võimaluse tekitab Enrique Soono saab minna Karromet Nõmmega vastamisi. No vaatame, tuleb löök ja läheb üle värava siiski see üritus.
no Essono päris hästi sai sealt kiiruse peale võtta. Imelik öelda veidi, aga tundub, et neile meeldib kannatada või neil ei ole sellise mängu vastu mitte midagi. Aga nüüd Essono pääseb jooksu ja kas teeb 3-0? Karromet Nõmme. Tiago Baptista ei suuda uuesti seda palli. Kaljumehed on seal vahel ja see kohtumine siin Premium Liiga 12. voorus FC Kuressaare ja Nõmme Kalju vahel on lõppenud seisuga. No Kuressaare leerist meie juurde jõudnud Rasmus Saar, teile täna 0-2 kaotus. Ole hea, võtta see mäng kuidagi oma sõnadega kokku. Jah, siuke 0-2 kaotus, et eks see mõru maitse jääb nagu, aga selles suhtes nagu ma arvan hea võitluslik mäng. Et selles suhtes nagu sai nautida väljakul, ma vähemalt nagu nautisin. No tegelikult saite ju Kaljuga kenasti hakkama, ei saa öelda, et nad teist kuidagi peajagu üle olid. Võib-olla see skoor natuke justkui viitab sellele, et nad olid kõvasti paremad, aga minu hinnangul vähemalt tegelikult nii ei olnud. Mis sa ise arvad? Jah, et no meil oli variante see esimene poolaeg 1-1 ja eks seal meil oli veel tegelikult variante, et oleks need nagu ära lahendanud ja Kalju esimene värav puhtalt meie eksimisest ja eks teine ka veidi, ma oleks pidanud seda paremini klaarima, et sealt need nagu ära karistati ja lihtsalt kahju, et me ise nagu ei kasutanud oma võimalusi ära nagu. No oskad sa öelda, mille taha see kaotus siis täna jäi? Ei oska niimoodi nagu vastata, et seal oligi, et rohkem kommunikatsiooni ja rohkem nagu usaldust seal tagaliinis, siis oleks nagu suutnud võib-olla ära hoida näiteks esimese värava ja peame nagu veel kliinilisemad olema seal nagu ees ka, et nagu veel rohkem nagu vastutust võtma ja seal nagu, et tahta seda nagu väravat lüüa ka. No kas sinu hinnangul kuidagi mängis see ka rolli, et teile löödi nii esimese kui teise poole alguses suhteliselt värav kohe ära, et kas see kuidagi andis mingi tooni nendele poolaegadele? Ei, ma ei ütleks, me nagu mängisime oma mängu edasi ikka, kui need värav nagu ära tulid, et ma nagu ei tundnud küll, et meeskond oleks nagu kohe allanud või pead norgu isegi, kui teine värav tuli, et me panime ikka edasi ja ma arvan, oli näha ka, et me ikka võitlesime, otsisime seda väravat, et teine poole lõpuks Kalju ikka kaitse hästi ka, et ega ma seal väga niimoodi häid peale ikka nagu ei suutnud teha. No tabelis olete 9. kohal 9 punktiga, kas on mingid häirekellad ka teie kohal või on selle jaoks liiga vara? Ei, häirekellas ei ole nagu selles suhtes, et mul on siin 9 hooaeg äkki, 9 aastat, on nagu väga palju hullemaid olukordasid ka olnud, kus me oleme olnud, et mingid häirekellas kindlasti ei ole, et trennis on nagu mõnus andmine, et me teame, et nagu me suudame mängida ja me suudame ka lõpuks, hakkame neid punkte ka lõpuks võtma. Järgmine mäng Nõmme Unitediga võiks olla kõvasti mängitavam vastane kui Kalju, mis mõtetega sinna lähete? No selles mõttes hea mängitud on, aga ega midagi mingit allahindust ei saa võtta. Eelmine mäng me kaotasime ja seal me peame nagu 110% andma, et neid punkte lõpuks võtma hakata jälle. Ega siin muud midagi, et peab kiirelt ära taastuma ja eks siin kolmapäeval uus mäng ja päris mõnus muru ja kasteti ka veel, et see eriti mõnus, et nagu saab mõnus lahing olema kindlasti. Olgu, aitäh sulle, Rasmus. Aga kuidas sina selle kohtumise Kalju vaatest kokku võtaksid? Ma arvan, et meie mänguplaan läks täpselt nii, nagu me seda soovisime. Teadsime, mis liigutusi ja rotatsioone me tahame ees teha ja ma arvan, et võib-olla esimesel poolel mitte võib-olla nii palju ei tulnud välja. Mingid ikkagi tulid, aga teisel poolel ikkagi parem, kuigi siin teise poole lõpus ikkagi Kuressaare sai natukene enda mängu ka peale ja olime natuke surve all, aga tulime ikkagi ilusti välja. No saite nii esimese kui teise poole alguses endale väravad kirja, kas sa arvad, et see mingil määral andis nendele poolaegadele mingi tooni, et see teie värvides kulges? Eks ta selle natukene mugavaks meie jaoks võib-olla tegi, võib-olla lasime siis teise värava peale teist väravat, siis lasime võib-olla natukene, võib-olla mitte koheselt, aga natuke peale seda siis lasime natuke fookuse välja, et selle üle natuke nuriseks, aga jah, selles mõttes meil oli see väga hea, et me saime 2 väravat, nagu sa ütlesid, poolaegade alguses, et see oli, meile sobis. No ise lõid 10. minutil värava, no meisterlikult löödud värav, räägi see olukord korra natuke lahti, kas tundus selle trikopiil natuke ebaõnnestunud, selle palli üritas seal klaarida ja siis sina tõstsid selle üle Nõmme? Jah, et pean ka kiitma Orlovi, kes head pressi tegi ja selle siis Piili poolt mööda löödud palli minuni suutis suunata nii-öelda.
No, oleksite peaaegu 3. värava ka saanud penalti näol. Räägi natuke see olukord lahti. Tundus, et Rico Piili kätt see puudutas, aga kas see puudutas ikkagi lõpus ka sinu kätt või? Ei, kohtunik ütles, et ründaja viga. Ma pean küll järele vaatama, isiklikult ei tahaks nõustuda koheselt, aga kui nad niimoodi seal variruumis otsustasid, siis vast nad on targemad hetkel, et ei ole näinud. No, tabelis olete nüüd taas teisel kohal, selle üle võib ju mõistagi rõõmu tunda. Jah, ses suhtes tahame ikkagi paremaks seda kõike tööd, et ütleme niimoodi, et töö jätkub, sest et rahul me selle hetkel ei ole. Järgmine mäng Harju Laagriga kodus, võidu pealt sinna mõistagi hea minna, on ju? Muidugi, jah, et eelmine kord ka Harju vastu oli meie poolt suhteliselt hea mäng ja tuleb kindlasti suur lahing, aga läheme sinna ikkagi 3 punkti pealt ja see on meile meeldiv. Olgu, aitäh, Mattias, mine puhkama!